tänane test on erinev selles poolest, et kõikidel pilootidel ei ole nüüd tuliuued autod, kõik on jälle autosi vahetanud ja ei ole erand ka ekipaas olnud. Jurgenson, tere! Ja kaardilugeja. No, sinule ka kohe esimene küsimus. Millest tuli selline otsus? Evo pealt, neliveo pealt, esiveo pealt? Eks neid asju on mitu, et miks see otsus ei võetud on see, et esiteks on selle autoga odav sõita. Teine on see, et kuna ralli ajal sai taipide vastu sõidetud, siis ma sõitsin viga, siis sai rallid sõidetud, siis sõitsime sooga, jälle olid taiperid tehtud, paneme ise ka taipid vaatama. Et kuhu nagu jõuab? Jah. Et kogu aeg on nende autodega nagu koos pusitud, et see otsus on tegelikult juba meil ammu. Aga samas, kui me nüüd vaatame tulevikku ja algavat hooaega, ega tegelikult, ega sul selles klassis keegi midagi niisama andma ei hakka? Ei, kindlasti seda me ei ootegi, aga sellega on võimalus konkurentsis rohkem püsida, kui meil ka soov. No seda kindlasti. Kui palju nüüd, ma küsin nüüd pigem kaardilugeja käest, kui palju nüüd võrreldes Evoga on legend erinev? Ei, legend on sama, aga lihtsalt esiveolis on rohkem aega natuke välja vaadata. Muidu on sama ja väga vahet ei ole. Kiirused on ju tegelikult erinev ja nelivedu on nelivedu ja esivedu on esivedu. Meil ongi kaks sükest suurt asja on, et koha pealt jälle minema. See. No, ja koha peal on samamoodi. Keerad ära ja ootad, kuna ta siis sõdib neliveose hüppus. Röögib ta hirmsalt. Et siis kui nimeta käigu. Tahame sõita ikka Eesti etapid kõik kaasa, et Eesti etapid ja siis käime Lätis ka, kuna me siin lähedal minna. Ja no teine asi, üks Läti etapp on ju nagu nii Eesti etapp. Et selle võib ka välisvõistlusena võtta. Seda küll jah, aga kui Läti lähed, siis ei tunned oli. Seda nüüd küll, jah. Sa viimati Läti etappi sõitma. Mul eelmine. Evoga. No, sellega on jälle teist. Üks aasta ei ju ilmast kuuletamist ära. Ja üks aasta jäi ära ja siis olid need koroonapiirangud ja kõik, et ega praegu ju ka veel kivisse raiutud midagi ei ole. Aga keda nagu enda klassis kõige suuremaks konkurendis? Orkuse sultanjad. Ja sultanjad on ikka see aasta võtnud iga ka suhta laua. Et ma arvan, et ega meil see aasta sinna nendega nagu selles mõttes väga konkureerima ei ole mõtet minna, et õpime sõitma esiveolisega uuesti ja üritame üles saada, aga no ütleme, kohad 5-6 oleks juba nagu okei omas klassis. Esimesed rallid vähem. Jaa, kindlasti. Top 3 nagu ei hakkagi katki sõitma. Selge see, et me päris magama ei lähe, aga et top 3 sõita selleks et aeg. Üks hooaeg vähem. No, kui ühega piirnudki. Vaatame, rahulikult. Ralli ajal. No see ongi kõige mõistlikum, et midagi suuri plaane ei tee ja nüüd, kui talv tuleb ja näha on, et talv tuleb kastiga viigitesti. Viigitesti ja tahaks pimedas sõita. Ja ma just tahtsingi öelda ja kindlasti ka pimedas. Talveralli on ju enamus katsid pimedas, nii et pimedasõitu on vaja. No meil läkski nüüd sujuvalt selleks pimeda sõiduks. Kumb sul sõit nagu rohkem meeldib ja paremini sinu välja tuleb? Kas ikkagi naturaalvalgus või tuleb? Ei, ikka päeval on ikka parem sõita. Selle väga paljud jälle ütlevad, et pimedas on äge. Ei äge ikka on, teistmoodi. Legend on teistmoodi ja kõik on teistmoodi, aga päeval on ikka parem. Ikka lihtsalt. Oma silmad. Oma silmad on kuningas. Suverallit versus talverallit piiga. Talveralli ikka. Ongi nii. Piigri äge. Pallide vahel ja kui ikka korrekt talv ja pidamine. Korrekt talves. Ilus jää ja ilus miinus ka. Ma ütlen piiga on seda kiirust ja asju ka. Kaardilugejal on valgustus pimedas. Palju see või teeb vastavaks see kõige lugemist? Valgustusega natuke vibreerib see.
autodega mitu astet keeruliseks. Saab ilusti pimedas hakkama ja muidugi olgem ausad, ega iga kaardilugeja ikka aeg-ajalt vaatab ka rajad, kus nad asuvad ja pimedas on samas seda vaadata ju raskem ja hinnata. Seda on muidugi väga palju. Ei ole sul raske, kui toima vihtad ja midagi. 4-5 aastat. Peaks nagu hakkama saama. Aga loodame, et tehnika kestab. Ei see on kõige tähtsam. Tehnika jumalatega pead hästi läbi saama. Küll ta kestab. Ja et hooaeg hakkab, nii nagu plaanitud on. Et saate kõik rallid ilusti sõidetud, võimalikult väheste probleemidega. Eks paistab palju neid etappe tuleb. Ja hakkate arenema ja võib-olla paari aasta pärast hakkab vaatama klassi top 3-ga. Eks me sinna poole püüame. No muidu ei ole mõtet. See eesmärk on. Muidu ei ole mõtet. Proovime üles. No aga loodame, et kõik läheb plaanipäraselt. Ralli.ee poolt jääbki ainult soovida teile õnnestumisi. Tulevad need rallidel, et kõik läheks hästi ja kõik oleks korras. Suur tänu intervjuust!